Lubage mul oma vendade nimel 12 apostli koorumist olla esimene, tervitamaks vanem Dieter Utorfi ja vanem David Bednardi nende uues kutses ja selles heas uues ühenduses, mis nende ees seisab. Kui esmased 12 sellel ajajärgu kutsuti, öeldi neile, et nende kutsumine oli ettekavatsetud loomaks teile armastust teineteise vastu, mis oleks tugevam kui surm. Meil juba on selline armastus teie naiste ja teie perede vastu. Me ütleme kõik koos ühe südamega ja ühel häälel teile. Tere tulemast, kallid sõbrad. Lubage mul samuti nagu president Hinkley'gi väljendada teile sügavat isiklikku kurbust, mida me kõik tundsime meie armastatud David B. Haiti ja Neil A. Maxwelli surma puhul. Neile 2 vennale ning vastavalt nende kallitele Rubile ja Collinile me ütleme, et me armastame teid, me peame lugu teie teenimisest ja austame teie eeskujulikku elu, mis te olete elanud. Igaüks meist tunneb, et on suur eesõigus omada võimalust teid tunda ning et oleme teeninud koos teiega. Te olete meie jaoks igavesti kallid. Selle töö edasiliikumise suurte muutuste valguses soovin ma öelda täna hommikul midagi apostliks olemise ja selle jätkuvuse tähtsuse kohta tõelises Jeesuse Kristuse kirikus. Seda tehes ei räägi ma mitte meestest, kellel on olnud see amet, kuid pigem sellest ametist endast, kutsest pühas Melkisedeki preesterluses, mille päästja ise on määranud oma rahva valvamiseks ja oma nime tunnistamiseks. Selleks, et luua kirik, mis jätkaks tema juhtimise all, isegi pärast seda, kui ta maa pealt ära võeti, Jeesus läks mäele palvetama ja viibis kogu öö Jumala palumises. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juure ja valis nende seast 12, kelle ta nimetas ka apostliteks. Hiljem õpetas Paulus meile, et päästja teades oma surma paratamatust tegi seda, et anda kirikule apostlite ja prohvetite alus. Need vennad ning teised kiriku ametnikud teeniksid üles tõusnud Kristuse juhtimise all. Miks? Teiste põhjuste seas sellepärast, et me ei jääks enam väetimaiks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks. Seega kiriku apostellik ja prohvetlik alus oli õnnistamiseks kõikidel aegadel, aga eriti raskuste ja ohuaegadel. Aegadel, mil me võime tunda nagu lapsed, olles segaduses või hämmelduses, võib-olla veidi hirmunud, aegadel, mil inimese riukalik käsi või kuradi pahatahtlikkus püüab häirida, petta või eksiteele viia. Nende aegade vastu, mis tulevad meie päevil, on esimene presidentkond ja 12 kvoorum volitatud Jumala poolt ja toetatud teie poolt kui prohvetid, nägijad ja ilmutajad, koos kiriku presidendiga, keda toetatakse kui prohvetid, nägijad ja ilmutajad, vanimat apostlit ja seega ainust inimest, kellel on volitus rakendada kiriku jaoks kõiki ilmutuslikke ja halduslikke võtmeid. Uue testamendi aegadel, Mormoni raamatu aegadel ja kaasajal moodustavad need ametnikud õige kiriku nurgakivid, saades oma jõu ja asudes ise ümber peamise nurgakivi, lunastaja kalju, kes on Jeesus Kristus, Jumala poeg. Tema, kes on meie suur tunnistuse apostel ja ülempreester, kasutades Pauluse väljendit. Selline Kristusele rajanev alus oli ja on alati kaitseks ajal, kui kurat saadab välja oma tugevad tuuled, jah, oma nooled tuulispeas, ja kui kõik tema rahe ja tema võimas torm peksab teid. Sellisel ajal, kus me oleme praegu ja kus me enam-vähem alati oleme, elutormidel ei ole mingit võimu teie üle, tänu kaljule, millele te olete ehitanud, mis on kindel alus,
alus, millele ehitades inimesed ei saa langeda. 3 nädala eest olin ma Vaigonna konverentsil väikeses armsas mägiasulas Prescottis, Arizona osariigis Ameerika Ühendriikides. Peale selle nädalavahetuse vaimustavaid sündmusi andis üks õde vaikselt mulle kirjakese, kui tema ja teised tulid kätlema ja head aega ütlema. Mõningase kõhklusega jagan ma teiega täna hommikul osa sellest. Palun pöörake tähelepanu õpetusele, mida see õde õpetab, mitte selle loo osalistele. Kallis vanem Holland, aitäh teile sellel konverentsil jagatud tunnistuse eest päästjast ja tema armastusest. 41 aasta eest palvetasin ma innukalt Issanda poole ja ütlesin talle, et ma oleks soovinud elada maa peal ajal, mil apostlid siin olid, mil oli olemas õige kirik ja mil oli veel kuulda Kristuse häält. Aasta jooksul pärast seda palvet saatis taevanne isa 2 viimse ja pühade missionäri minu juurde ja ma leidsin, et kõik need lootused on võimalik tõeks teha. Ehk ühel hetkel, kui te olete väsinud või vaevatud, aitab see kirjake teil meenutada, miks teie hääle kuulmine ja teiega kätlemine on minu ja miljonite teiste minu sarnaste jaoks niivõrd oluline. Armastuse ja tänuga teie õde Gloria Clements. Õde Clements, teie väga armas kirjake tuletas mulle meelde sarnase lootuse ja peaaegu samasuguse olukorra kord minu enda perekonnas. Ameerika Ühendriikide asustamise tormilistel algusaastatel põgenes minu tahtekindel ja kindlameelne 10. vana-vanaisa Roger Williams, mitte päris oma tahte kohaselt, Massachusettsi lahe asundusest ja asus elama kohas, mis on praegu Rhode Islandi osariik. Ta nimetas oma asupaiga Providence'iks, mis on tõlkes ettenägelikkus, saatus. See on nimega, mis iseeneses väljendab tema eluaegset jumalike sekkumiste ja taevalike ilmutuste otsingut. Aga ta ei leidnud kunagi seda, mida ta tundis olevat õige varasemate aegade Uue Testamendi kirik. See polnud selle pettunud otsija kohta, ütles legendaarne Cotton Mather. Härra Williams ütles lõpuks oma järgijatele, et olles ise olnud eksiteele juhitud, oli ta nemad eksiteele juhtinud ning oli rahul sellega, et maa peal ei olnud kedagi, kes oleks võinud läbi viia ristimist või ükskõik millist evangeeliumi talitust. Seega soovitas ta neil loobuda kõigest ja oodata uute apostlite tulekut. Roger Williams ei elanud nii kaua, et näha neid üles kasvamas, kes igatsesid uute apostlite järgi, kuid kunagi tulevikus loodan ma talle isiklikult öelda, et tema järeltulijad nägid seda juhtumas. Mure ja ootus jumaliku juhatuse vajaduse järele ei olnud haruldane nende usureformaatorite seas, kes lõid pinna evangeeliumi taastamiseks. Üks kuulsamaid New Englandi jutlustaja Jonathan Edwards ütles, mulle tundub imelikuna oletada, et on olemas Jumal, kes meist niivõrd hoolib ja siiski, kes kunagi ei räägi, et ei ole ühtegi sõna tema käest kuulda. Hiljem raputas võrratu Ralph Waldo Emerson New Englandi vaimulike vaadete aluseid, kui ta ütles Harvardi ülikooli usuteaduskonnas, minu kohuseks on öelda teile, et kunagi pole olnud suuremat vajadust uue ilmutuse järele kui praegu. Inspiratsiooni õpetus on kadunud. Imed, ettekuulutus, püha elu eksisteerib ainult kui muistne ajalugu. Inimesed on hakanud rääkima ilmutusest kui millestki kaua aega tagasi antust ja tehtust, just kui Jumal oleks surnud. Õige õpetaja ametiks, ütles ta, on näidata meile, et Jumal on olemas, mitte et ta oli, et ta räägib, mitte ta rääkis. Või nagu üks kaasaegsem kommentaator väljendas seda probleemi, kui te jätkuvalt annate kive inimestele, kes küsivad leiba, siis lõpuks ei tule nad enam pagari juurde. Mõelge nendele hämmastavatele süüdistustele Ameerika ajaloo suurkujudelt, rääkimata Gloria Clementsi palvetest
ning see tõstab esile tugeva kergendusena viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku võimas sõnumit neile, kes te kohtute meie missionäridega. Prohvetid, nägijad, ilmutajad, 1820 ja 1830 aastate sündmused ning peaaegu 2 järgneva sajandi vältel aset leidnud sündmused kuulutavad, et ilmutused ja need, kes neid saavad, ei ole kaua aega tagasi antud ja tehtud. President John Taylor, kes juhuslikult kutsuti olema apostel täpselt sellel samal aastal, kui härra Emerson pidas selle kõne usuteaduskonnas, kui seda kõhklematult palus seda, ütles kord ausate tõeotsijate toetuseks. Kas keegi on kuulnud õigest religioonist ilma suhtluseta Jumalaga? Minu jaoks on see üks absurdsemaid asju, mida inimmõistus võiks välja mõelda. Ma ei imesta, ütleb president Taylor, et kui inimesed üldiselt hülgavad kaasaegse ilmutuse põhimõtte, et skeptitsism ja uskmatus valitsevad sellisel murettekitaval määral. Ma ei imesta, jätkab ta, et nii paljud inimesed kohtlevad religiooni põlgusega ning suhtuvad sellesse kui millessegi, mis ei ole väärt intelligentse olevuse tähelepanu, sest ilma ilmutuseta on religioon pila ja farss. Kaasaegse ilmutuse põhimõte on meie religiooni tõeliseks aluseks. Kaasaegse ilmutuse põhimõte. Meie religiooni tõeline alus. Lubage mul tulla nende aluste juurest tänapäeva, siia ja praegu, 21. sajandisse. Viimase kui ühe, nii vaimulike, ajaloolaste kui ka tavainimeste jaoks on küsimus ikka sama. Kas taevad on avatud? Kas Jumal ilmutab oma tahet prohvetitele ja apostlitele nii nagu muistsel ajal? Et nad on ja et ta seda teeb. On viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku kindlameelne kuulutus kogu maailmale. Ja selles kuulutuses seisneb prohvet Joseph Smithi tähtsus praeguseks ligi 200 aastat. Tema elu tõstatas küsimuse, kas te usute, et Jumal räägib inimesega, ja vastas selle. Kõiges muus, mida ta saavutas oma 38 lühikese eluaasta jooksul, Joseph jättis üle kõige meile kindla pärandi jumalikust ilmutusest. Mitte üksiku ja eraldatud ilmutuse, ilma tõestuse ega tagajärgedeta, ega kergemat sorti inspiratsiooni, mis imitseks kõikide heade inimeste meeltesse, kõikjal, vaid erilised ja dokumenteeritud jätkuvad juhised Jumalalt. Nagu hea sõber ja ustav viimse ja pühast õpetlane on kokkuvõtvalt öelnud, ajal, mil Kristuse päritolu oli pandud valgustusajastu mõistuspärase mõtteviisi poolt löögi alla, tõi Joseph Smith selgesõnaliselt ja täiesti üksi kaasaegse Kristuse tagasi oma juurte juurde ilmutuses. Tänu looja, sul tõepoolest prohvetitest, viimsaja juhtide eest, sest neil päevil on paljud tuulest räsitud ja katsumustest vintsutatud. Me täname selle hommiku eest 1820. aasta kevadel, kui isa ja poeg ilmusid hiilguses 14-aastasele poisile. Me täname sind selle hommiku eest, kui Peetrus, Jakobus ja Johannes tulid taastama püha preesteluse võtmeid ning kõiki sinna juurde kuuluvaid ameteid. Ja meie põlvkonnas me täname 1961. aasta 30. septembri hommiku eest, kui 43 aastat tagasi sel nädalavahetusel, mil siis vanem Gordon B. Hinckley kutsuti apostli ametisse, kes oli sel ajajärgul 75 mees, keda nii nimetati. Ja nii see jõuab sellise päeva juurde nagu täna,
ning see jätkub kuni päästja tulemiseni. Rahutuse ja hirmu, poliitiliste segaduste ja moraalsete kõrvalekallete maailmas ma tunnistan, et Jeesus on Kristus, et ta on elav leib ja elav vesi, vaikne ja samas alati suur turvalisuse kalju meie elus, võimas Iisraeli kalju, tema elava kiriku ankur. Ma tunnistan tema prohvetitest, nägijatest ja ilmutajatest, kes moodustavad selle kiriku edasiliikuva aluse, ning ma tunnistan, et need ametid ja need ettekuulutused toimuvad praegu meie kõigi päästja juhtimise all, meie kõigi jaoks vajalikul päeval ja päevaks. Ma tunnistan nendest tõdedest ja selle töö jumalikkusest. Ma olen selle tunnistajaks Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.